Tugevaid Eesti mehi, Eesti naisi ja Eesti rammusporti toetab Eesti Haldus. Eesti Haldus, kui raskused ja standardid vajavad tõstmist. Tere kõigile jõuspordi austajatele! 2025. aasta Eesti kõige tugevamad mehed ja naised selgitati välja taaskord Tartus, kus toimus Tartu rammumees ja rammunaine 2025. Ja kõigil televaatajatel on võimalus nendele võistlustele ka kaasa elada. Kes olid siin lihtsalt tugevad, kes aga eriti tugevad ja viisid need auhinnad kõik oma trofeekastidesse. Me oleme teieni toonud juba 3 saadet ja nüüd me teame, et U23 Eesti meister on Markus Tank, kuni 105 kiloste meeste arvestuses Ulvar Vahter ja Eesti tugevaim naine aastal 2025 on Anne-Mari Matsi. Ja on jäänud veel vaid üks, kõige suurem ja kõige tähtsam, meeste avatud klass. Kõik saated on toonud teieni Tiit Loo, mina ja minu kõrval Markus Männik, endine rammumees. No tere Markus! Tere Tiit! 4. saade, kuidas meil vorm on? Peame veel vastu. Kõige tähtsam tegelikult ju, meeste avatud klass. Oleme tippvormis. No loomulikult. 5 meest on täna siin võistlusklassis võistlustulle minemas. Alasid on samamoodi 5 ja kaalul on ei rohkem ega vähem kui Eesti meistritiitel. Ulvar Vahter, kus juures on tegemas siis teist võistlust nii-öelda järjest. Nagu enne sai mainitud, siis tema tegelikult ju tuli kuni 105 kiloste meeste arvestuses juba Eesti meistriks. Nii et eks ole näha, kuidas ta siin avatud klassis vastu peab. Aga me üldse ei hakkagi rohkem aega veetma, sellepärast et esimene ala on oma stardi juba saanud ja me hakkame siin tõmbama rekat. On nii, Markus? Täpselt nii. 8-tonnise reka tõmbamine 15 meetrit, köiega enda poole, arm over arm. Ja Janar juba on sellega kohe lõpetamas. Väga võimsalt noore mehe kohta tõmbab ja vanus tal kõigest 21 aastat, aga tuli juba ennast täismeestega siis kõrvutama, neile konkurentsi pakkuma. Ja tundub, et 25-11 on aeg, millega saab kaarte segada küll selles kategoorias. 25-11 on päris korralik aeg tõesti ja nagu juures oleval pildilt näha, siis vihma sajab ja see teeb kindlasti seda ala oma jagu raskemaks. Esiteks kõik on libedam. Kas see köis on libedam? Kindlasti, et kuiva ilmaga, siin on näha ka, et Kaido Kuusikul, kes praegu just tõmbab, on juba natukene magneesiumit kätte peale pandud, aga niiske või märg köis teeb selle magneesium veidikene libedaks ja võib-olla siit, ma loodan, et tal läheb küll hästi, aga rekka liigub. Rekka liigub ja tõmme on tugev, aga võib juhtuda, et käed hakkavad libisema selle köie peal. Aga tundub, et Kaidol seda muret ei ole, et kogu jõud läheb ikkagi rekka liikumisse ja mingit tühja liigutusi ei pea tegema. Aga aeg on kehvem kuskil seal 28, midagi. No, Janar oli ikka väga võimas sellel, et tundub, et poiss on väga hästi valmistunud ikkagi Eesti meistrivõistlused ja täismeeste kategoorias, et võtab asja väga tõsiselt. Kusjuures Kaido eelmine aasta selle sama võistluse võitis ja võitis selle sama mehe Tiit Kallavuse ees, kusjuures kui mu mälu ei peta, seda juhtub harva, aga ma tean, et seekord seda ei juhtu, et mu mälu ei peta siis, kui nüüd täpsem olla, siis tegelikult see võistlus oli ka eelmine aasta üli tasavägine. 1 punktiga ta võitis, kui ma nüüd ei eksi. Jah. 1 punktiga ja kusjuures ühel alal jäi 2 meest lahutama 0,11 sekundit, ehk siis kui nüüd veel detailsemaks minna, siis 0,1 sekundiga läks Eesti meistritiitel Tiit Kallavusel eelmisel aastal kaduma. Aga vaata, mida Tiit see aasta teeb, et vähemalt rekaga on ta väga jõuliselt alustanud ja agressiivselt, et lõpus läks küll kuidagi lappesse, et ootas, et finiš pidi juba tulema. Vaatas praegu kohtuniku poole, et kui Vile oleks pidanud juba 3 sekundit tagasi. 23.01 hetkel parim tulemus ja läheb selgelt liidriks. Muidugi vaatame, mis Ulvar teeb. Ulvaril juba teine võistlusjärjest, tegi kaasa ka U105, võttis sealt Eesti meistritiitli ära, et kas tahab siis ajaloos olla esimene mees, kes võtab ka Open klassis Eesti meistritiitli, eks näis. Elame-näeme, aga tõesti Ulvar on selles mõttes, heas mõttes hull vana, et kui antakse ainult võimalus kätte, siis mees läheb ja võistleb. Jah, tänavu ei ole tal esimene kord, kui ta võistleb 2 kategoorias järjest, et kogemus tal selles on ja eks ta oskab oma jõudu siis nii palju jagada, et ka siin hästi teha. Aga
mis see lõplik aeg sealt tuli? 24,81. Ahah, teiseks hetkel. No rekka tõmbamine on selles suhtes ka alati väga põnev ala, et see rekka ei ole meestele, nagu me aru saame, tegelikult liiga raske. Raske ei ole, aga sorry, ma katkestan sind, aga ma arvan, et nüüd tasub olla ülimalt tähelepanelik. Brett Siukson, tõelise hiiglase kasvu mees, 1,95 m pikk, 143 kilo ta kaalub, alles 31-aastane, rammumehe jaoks just sellises varaküpses eas, et kogemusi juba on. Ja pikkust, sõrme tugevust, kõike on, et seda ala nagu ülihästi teha. Aga vaatame, kas siit tuleb. Ja tuleb. Tuleb. 22,78, nii et see on küll esimesel alal, kuigi sa tegid väga hea sissejuhatuse, Markus, aga ma võin siiski väita, et see on ikkagi üllatus, et Brett Siukson tegelikult siin sellises konkurentsis alavõidu ikkagi võtab. Ja Kaido Kuusik, samamoodi nagu me oleme näinud selle Tartu rammumees rammunaine 2025 ka eelnevates võistlusklassides, siis soosikutel paljudel esimesed alad tegelikult on ebaõnnestunud. Jah, täpselt nii see on ja 5 meest jätta 3 sekundi sisse, siis see näitab taset, et tase on ühtlane ja kõike võib tänasest võistluses oodata. Nii, aga kuna esimesel alal Kaido Kuusik jäi viimaseks, siis nüüd teisel alal peab tema startima esimesena. Tal on see privileeg, esimesena tõstma minna ja 100 kiloga minna soojendust tegema, sest täpselt soojendusraskusega on tegemist Kaido jaoks. Eks näis, kuidas Janari Kask oma õlga realiseerib, aga 100 kilo ei tohiks ka tema jaoks mingi küsimus olla. No suure tõenäosusega ei ole 100 kilo siin mitte kellegi jaoks küsimus. Just. Küsimus on pigem selles, et kuidas oma seda jõuressurssi kõige paremini jagada, et need otsustavad katsed ära teha. Ulvar, kas tema tulemuseks jäi 140 kilo kuni 105 kiloste meeste arvestuses? 100 kilo igastahes reedab, et on veel väga, väga lihtne. Õlg on veel eilses soe. Jah, et kindlasti ta on üritanud nii hästi taastuda, kui see vähegi võimalik on sellise lühikese ajaga ja mäletame, et kui ta eile seda fingersit tegi, siis ta korraks hoidis oma paremat õlga kinni, et loodetavasti see täna Apollot tehes kuidagi tunda ei anna. Tiit Kallavus ilusti rinnale, 100 kilo, väike mõttepaus, habe sätitakse eest ära, et vurrud sinna kangi vahele ei jääks. Õnnestub ka see, nii et 100 kilo on kirjas ka Kallavusel. Ja see on selline üllatuste vaba stsenaarium. Jah, et üsna pingevabalt tehakse esimene ring ära ja siis ma arvan, et hakatakse hästi aktiivselt kordusi vahele jätma ja hoidma ennast ainult parimateks või suurimateks raskusteks. 10 kilose sammuga minnakse edasi, vaatame kohe, kas 110 kilo ei tee mitte keegi, nii et järgmine raskus ongi kohe 120, jah. Jah, et Janari läheb teda tegema, ma saan aru, et Kaido jättis vahele. Kaido jättis vahele. Et huvitav, mis sealt täna tuleb. Aga jah, vaatame kõigepealt Janarit. Ikkagi noore mehega tegemist. 21-aastane. Just. 120 kilo juba on midagi. Raske. Kang hakkas natuke vastu, aga jah, on olemas. No kas võib olla siin jälle see sama stsenaarium, et 120 kilo veel ei ole Janari, ütleme, täielik maksimum ja natukene lihtsalt võttis liiga vabalt? Võib-olla. Üllatas? Võib-olla ja võib ka olla see, et see 20-kilone samm 100 pealt 120 oli natukene liiga suur. Et Ulvar tegi samamoodi vööle võttes, õhus juba muudeti seda haarde asendit, et sinna ühtegi hetki ei raisatud ega energiat ei kulutatud. 120 kilo probleemi ei tekita. Jah, ilusti raskus kirjas. Ja Brett Siukson. Brett on nüüd see võistleja, kes ei ole väga silma paistnud just oma röögatu õlajõu poolest, et pigem on tal sellist kandmis- ja tõmbamisalad tema leivanumber, aga vaatame, mis tulemuse siit teeb. Rinnale tuleb väga ilusti. Väga ilusti. Siin oli just puhtalt alla, mingit järelsurumist ei tulnud, et kogu liigutus tuli jala pealt, et käib jõud raskusest üle küll. No nii, aga me paneme raskust juurde ja 130 kilo peal nüüd tuleb uuesti Kaido. 100 pealt 130 peale. Päris suur samm, jah. Ei pea ka 30 kilo liiga pikaks sammuks. No aga erinevalt Brett Siuksonist on Kaido Kuusik oma õlajõu poolest päris tuntud mees. Tema õlg on ja tugev. Ja lihtne, küllaltki lihtsalt.
nii et nagu hüdraulikaga võiks selle kohta lausa öelda. jah, et ei valmistanud Kaidole absoluutselt mingit No raskust. Ulvar sai nüüd pisikese puhkepausi, 130 kilo. jah, arvestades seda, et tal siin eelmisel võistlusel tuli tõsta 140 kilo, siis seda nüüd uuesti kordama hakata ei ole lihtne. Aga ilusti Aga tuleb. Jaa. Ja siin on korduses näha, et nurk ei ole parim, aga seal ütleme nii, et see selg läks päris vibuks seda 130 kilo rinnale võttes. Jaa, aga tavaliselt me näeme, et see 130 või sinna kanti raskused ikkagi nagu keritakse või võetakse sellist vaevaliselt rinnale, aga siin oli Ulvaril see kang lendas sinna rinnale. Ja nüüd Tiit Kallavus. No, siin on Tiidul on ka õlg on võimas ja näha, et vorm on hea, et raskus õla peale ei vaju, et pisub ainult käte peal ja selline väike jalaga nõks ja on juba see raskus üleval, et mitukümmend kilo on veel minna. No nii, Breti jaoks, nagu sa juba enne rääkisid, 130 kilo oleks juba selline kas väikene enesületus. Tundub, et mitte. Silmis oli ikka väga enesekindel pilk ja pange tähele, et Brett võtab Apollot rinnale pealt haardes. Sõrm on piisavalt tugev, et Apollo kangiga on ta pealt haardes tõmmanud minust üle 210 kilo, et see 130-140 kilo püsib seal väga hästi käes. See tähendab siis kõik seda, et see näpujõud on suur ja seal Apolloni kangi me oleme sellest korduvalt rääkinud, aga teeb eriliseks see, et ta läbimõõt on 5 sentimeetrit, mis tähendab, et teda on käes niivõrd palju raskem ja ebamugavam hoida, et siin kaadris on hästi näha, et sa nii-öelda ei saa käsi selle kangi ümber lukustada, sest see toru on lihtsalt nii jäme ja sul peab olema näppudes väga palju jõudu, et see niimoodi originaalselt pealt võttes tõmmata rinnale. Ulvar tegi nii, et tal oli vahelduv haare ja paljud teised teevad ka. Just, et see ei ole ei õige ega vale, aga lihtsalt mõnele sobib üks ja teisele teine. Aga täna 140 on natuke liig. Oleks ka palju oodata, et 2 päeva järjest teed isiklikke parimaid tulemusi. Et ikkagi hoolimata 31-aastasest vanusest on natuke vaja aega taastumiseks ka. No nii, 130 läks üllatavalt raskelt ja nüüd 140 täpselt samamoodi näeme, et mõlemad käed on siis ühte pidi. See just läks üllatavalt kergelt just. Jah, seda ma tahtsin ka öelda, ma jäin nii ametisse siin selle tõste vaatamisega. Väike surumine lõppu, aga ka väga kindlalt. No, tundub, et Brett on tõesti teinud siin ikkagi väga korraliku edasimineku õlajõus. Ja on trenni tehtud tublisti. Et just selline terav tõuge ja ka see lõpu surumine, et varem oligi see probleem, et tõuge tuli, aga see lõpu surumine jäi võib-olla tagasihoidlikuks, aga on sellest üle saadud. Pane tähele, Brett Siukson 140 kilo tegi, aga nii Kaido Kuusik kui Tiit Kallavus jätsid selle raskuse vahele. Jah, et huvitav, kust No 150 kiloga Kaido Kuusikule ei valmista praegu siin raskusi. Jah, jäin natuke sõnatuks, et see käis ikka liiga lihtsalt üles. Et kus see piir on täna? Täitsa põnev. No nii, mida suudab siis Tiit Kallavus? 150 kilo. Aga Tiidul õlg nõrk ei ole, et ta on 2-kordne Eesti meister ikkagi palge surumises ja uus 30 maailmameister, et õla surumine on Tiidu leivanumber. Ja tuleb. On 150 kilo, ei valmista mitte mingit raskust. Ehk siis tundub, et siin ikkagi Kallavus ja Kuusik on need mehed, kes tahavad seda alavõitu, et kui Brett 150 kilo ka ülesse saab, no see oleks ikkagi ulme väikest viisi. Ma julgeks väita. Samas ei midagi võimatut. Aga eks näis, jälle pealt haardes. No nii. Rinnale tuli väga hästi. Ärme unusta, et Breti puhul vahest on silma hakanud see, et... Ei, ta tundub, et sai aru, et... Aga kas sa arvad, et ei oleks võinud ikkagi nagu proovida või sa saad ikkagi nii kiiresti saad aru, et... Pigem saad aru, et kui ikkagi see tunne ei ole õige ja kas ei saa korralikult õhku sisse või pole lihtsalt mentaalselt valmis sellist raskust suruma, siis ei suru ka. Aga sellegi poolest 140 sai kirja ja kui oleks võib-olla üles mindud 5 kilose sammuga, siis võib-olla ka 145 oleks Bretil täna üles läinud, aga läks nii nagu läks. Aga jah, juba 160 kilo, Kaido Kuusik katsele. Rinnale võtte ei tohiks üldse küsimus olla. Ei ole.
muidugi ilus allaistumine ja no need on ikkagi siin sõna otseses mõttes ütleme suurte meeste numbrid, 160 kilo Apolloniga on selline saavutus, et kas nüüd Tiit Kallavus suudab selle järgi teha ja siis kas mehed lähevad veel siin nüüd 170 tegema või minnakse siit edasi 5 kilo kaupa? Eks näis, vaatame, kuidas Tiidul läheb. Ootused on kindlasti nii temal kui kõigil vaatajatel ka kõrged. Eeldused on, et võiks tulla. Ei tule rinna peal ülesse. See kätte alla keera, siin oli väga hästi näha, et kui see paganama kang pöörleks, oleks palju lihtsam see rinnale võtta, aga ta ei käi ringi. Ja see randma alla keeramine. No näeme siin, et samamoodi, et 160 kiloga silda teha on ikkagi selline, võib-olla mitte meelistegevus enamus meestel, aga Tiit Kallavus proovis seda. Igatahes see tähendab seda, et pärast kahte ala Tiit Kallavus on tõusnud liidriks Brett Siuksoni kõrvale. Tugevaid Eesti mehi, Eesti naisi ja Eesti rammusporti toetab Eesti Haldus. Eesti Haldus, kui raskused ja standardid vajavad tõstmist. Ja järgmiseks alaks on siis raami kandmine. Raskust 240 kilo, distants 15 meetrit ja kontrollaeg 60 sekundit ja mitte, et nüüd pärast 15 meetrit ala läbi saaks, vaid ala saab läbi 60 sekundi möödudes. Ja nagu me pildid näeme, siis Janari Kask on juba asunud seda raami tassima, et tuleb see raam viia selle värvilise joone peale, nii et võistleja jalg läheb vähemalt joone peale või veidik üle, saab selle raami maha panna. Kui ta vahepeal selle raami maha paneb, siis sealt mõõdetakse ka distants või tema tulemus. Aga seni, kuni ta jõuab käia joonelt joonele, siis saab seda käimist jätkata seni, kuni jagub kontrollaega. No tundub, et nüüd hakkab minema raskeks, aga aega veel on ja Janarile tegelikult sellised alad sobivad päris hästi. Ja, võhma tal on, lihasmassi on ka piisavalt, et jõud käib raamist üle ja südikust on. Nüüd sai raamiga natukene vastu vahtimist, aga pole hullu. Mõni sekund jäi veel aega, et eks näis, kas oleks midagi muutnud, kui oleks mõned sammud veel teinud, aga me teame ise, mis oleks. Läks täpselt nii, nagu läks. Vaatame, mida teised mehed selle peale ütlevad. Janari pidi üksinda tegema, kuna 5 võistlejat on, siis ta pidi tegema üksinda. Järgmine paar on nüüd Ulvar Vahter ja Brett Siukson. Me teame, et Ulvar, kui ta seda nagu proovib teha, et siis on pilt kotis päris kiiresti, vähemalt niimoodi oli U105 arvestuses ja siin samamoodi. Ei sobi talle see ala, aga tundub, et Brettile sobib. Et kuidagi Ulvar ei saa just seda raami tassides hingamist paika. Kas see raam tuleb liiga kõrgele ja siis surub kopsudest õhu välja lihtsalt? Tundub, et nii see täpselt ongi. Just, aga Breti silmist mingit kaastunnet ei paistnud, tema jätkab oma sooritust ja laseb päris võimsalt. Väike puhkus, mõistlik, ei ole mõtet minna seda 15 meetrit kõndima, kui kuuled oma pulssi kõrvades ja hakkab pilt silme eest ära minema. Sest kõige raskem on alati selle raskuse ülesse tõstmine. Nüüd on Brettil samamoodi siin, tundub, et ta hakkas vaikselt tähti nägema. 34-58 jääb natukene Janarist maha. Võiks natuke rohkem olla, eriti arvestades, et pärast kahte ala tegelikult Brett on ju siin väga kõrges mängus sees ja nüüd hetkel siis Kaido Kuusik versus Tiit Kallavus. Kaido Kuusik eelmise ala võitis, Kallavus oli teine. Üldarvestuses on neid mehi lahutamas 2 punkti. Kallavus on siin praegu paar meetrit eespool esimese 15 meetriga. Natukene üle 10 sekundi läheb 15 meetri peale, see on väga hea aeg. Kaido võtab nagu rahulikumalt. Kaidol on olnud probleeme ka põlvedega, aga see kuskil praegu tunda ei anna. Me oleme näinud tegelikult varem ka, et kuidas siin selline paarimeetrine vahe ei pruugi tähendada mitte midagi, et need pöördemomendid on siin üliolulised. Ja seda me oleme näinud, jah. Tiit Kallavus samamoodi kõrvalt väga selgelt praegu jälgis, et mis toimub kõrvalrajal. Ja hoiab seda asja nii-öelda nagu kontrolli all. Aga vaata nüüd. Tiit lõpetas, aga Kaido veel mitte ja tegi sammu rohkem. Ai, vana strateegne. Ja eks tegelikult siin mõlemad kogenud sportlased
vanust on siin varsti juba ligemale 40 aastat, et tõenäoliselt Tiit Kallavus teadis ka, et enam ei ole seda tuhhi, et seda 240 kilo üles tõsta ja liigutada, et see nõuab lihtsalt nii suurt uut füüsilist pingutada. Aga jah, tegemist kogenud sportlastega, mõlemad 39 aastat vanad, samas kaalus 130 kilo ja koos nad treenivad ka, et siin oli jah selline sõprade heitlus, aga jah, Kaido kavaldas üle. No mida see tähendab? See tähendab seda, et võistlus on tegelikult ülimalt põnev, kui me võistluse selgroog oleme ära murdnud. Taaskord on esimesed 3 meest kõigest 1 punkti sees, 2 ala on veel jäänud. Ja kõik on võimalik. Ja kõik on võimalik. Ja eelviimane ala on siis Fiddle Fingers. Sotipärase nimega ala kuskilt sealt Soti mägedest, Soti vägilastelt on see spordiala pärit ja see ei ole nõrga närvilistele. See ei ole nõrga närvilistele. Ja meeste võistlusel on siis selle toru raskuseks säetud 120 kilo. Ja Ulvar lõpetas. No siin oli näha, et õlg on ikkagi kuskil natukene haiget saanud. Seesama parem õlg, jah. 1 korduse sai kirja ja igaks juhuks mainin ka ära, et sellel alal siis kohtunikud mõõdavad iga korduse kontrollaja eraldi, et kui võistlejad teevad sama palju kordusi, siis kiiremini selle hulga kordusi teinud võistleja saab rohkem punkte. Ja Ulvari aeg oli siis 1 korduse peale 20,04. Mida suudab Brett? Brettil on eelis, et ta on pikka kasvu mees. Aga tal on natuke raske, näeme seda raskust kuidagi sülle saada, et Markus, milles siin nüüd see asi on? Siin oleks sellist teravat tõmmet alt vaja umbes nagu rehvi kantimisel, et põlvede pealt see raskus üles visata sinna rinna peale. Et kuna 120 kilo on, siis lihtne ta ei ole, aga niimoodi saaks võimalikult efektiivselt selle raskuse sinna õla peale ja siis juba edasi töötada, nagu Brett just praegu tegi. No on näha, et tegelikult selle raskuse sülle saamine või õige koha peale saamine, kus teda rinna pealt edasi suruda, oli just Bretti jaoks kõige raskem ja tegelikult seal läks väga palju väärtuslikke sekundeid kaduma. Ja 30 sekundit oli esimese korduse aeg ja praegu nüüd 10 sekundit lõpuni jäänud ja et siit ära teha on võimalik. Ilusti käte peale üles, ei ole muud kui lõpuni, aga sekundid tiksuvad halastamatult. Ja no nii napilt. Aga kindlalt, et teine kordus. Jäi 1 korduse peale ajaga 30.98 ja siit Ulvar Vahteri selja taha. No nii, aga nüüd Tiit Kallavus, et eelmiselt alalt, kusjuures alavõit läks ju Janari Kasele. Nii et siin suurte meeste seltskonnas vähemalt üks alavõit võtta on ikkagi noorele 21-aastasele rammumehele väga suur sooritus. Kindlasti, ja see omakorda tegelikult mängis kaardipakiga sedavõrd segamini, et nüüd Kallavus peab siin, esiteks ta peab tegema seda enne Kaido Kuusikut ja teisalt on veel Janaril siin võimalus kaardipakki natukene segada, et igasuguseid asju võib juhtuda. Igastahes selge on see, et Tiit peab tegema siin eelviimasel alal nüüd ikkagi täiesti meeletu sooritus. No selge on see, et Tiit ei kavatse lasta saatusel korduda või ajalool korduda, et see eelmise aasta võitu napilt ära anda, et teeb kõik, et täna tuleks võit talle. Aga vaatame, kuidas see õnnestub. 4. kordus. No igastahes väga tugev avaldus. 120 kilose, ütleme, nimetame seda näpuks. No nimetame näpuks 120 kilone ja ma ei tea, umbes 4-meetrine näpp siis või üle 3-meetrine näpp kantida 4 korda 1 minuti jooksul. See on päris tugev sooritus ja Kaido Kuusikul on kindlasti selles suhtes ei ole eelist siin Tiidu ees, et pikkus tema kasuks ei mängi, jaa. Just, et kuigi mehed on ühes kaalus, siis pikkuse vahe on ligemale 15 sentimeetrit. Just, ja näeme, et Kaido kasutab selliseid ma ei tea, kas just spetsiaalseid kindad, aga kindad ilmselt, mis peaksid tagama parema haardumise selle värvitud metallist pinnaga. Et kas seda mingi eelise annab? Vihma ka sabib natukene. Oi, raskelt. Ja nüüd õla peale. Kaido näost on näha ja, et tegemist ei ole lihtsa alaga. Ja nüüd, no kas õlaga tõesti sinna lõpuni minna? See on korralik kannatamine praegu Kaido Kuusikul. Aga oleks vaja see teine kordus kirja saada, et ei läheks väärtuslikke punkte kaduma. Kindlasti, 15 sekundit on aega ja siin on võimalik. 10 sekundit on aega. Aga tuhsab otsa ja see jõuõlg, see jõunurk on lihtsalt nii vale koha peal praegu Kaido Kuusikul. Ei, andis alla.
mis see nüüd tähendab, mis ühe kantimisaeg oli 15, väga kiire kantimine muidugi ja siit tegelikult võtab ikkagi teise koha punktid praegu. Ja, et aga Janari võib veel siin natukene kaarte segada. No, jah, vaadates, kuidas ta rekat tõmbas, siis võhm on ja näeme ka, et tal on sellise väikse plaastri saanud sinna lauba peale, et Esimene kordus alla 10 sekundi. huvitav, kus ta nüüd selle sai? See Kas tuli selle selle samast, raamiga? jah, meremehe kõnniga, kui lõpetuse tegi, siis viskas seda raami niimoodi ebaõnnestunult, et põrkas natukene vastu vahti, mis on otseses mõttes tagasi. No ei tee see raamile suurt midagi, nii et saab võistlusega jätkata. No nii, tegelikult on siin Janaril võimalus täitsa tugevasti kaardipakki veel ümber kantida. Et 30 sekundit on küll läinud, aga No nüüd läheb raskeks ja seda, aega üle teha. seda ootamist jah, ei peaks seal tegema see palk rinnal või see toru rinnal, vaid võib-olla siis enne sooritust natukene hinge tõmmata. Aega nagu oleks, 10 sekundit. Post on juba päris püsti ja tuleb tõesti. No tubli sooritus Janari Kaselt, et 3 kordust ja alavõidule nüüd siis alalt ka 4. alalt teise koha punktid. Pole midagi öelda, Janari Kask on siin tegemas suurte meeste heitluses korralikku võitlust. Tiit Kallavus aga näeme 16 punktiga enne viimast ala on lähedal. Tugevaid Eesti mehi, Eesti naisi ja Eesti rammusporti toetab Eesti Haldus. Eesti Haldus, kui raskused ja standardid vajavad tõstmist. Lähedal sellele, mis eelmine aasta tegemata jäi, aga mis toimub tema selja taga on ikkagi veel väga avatud, et seal on 3 meest 2 punkti sees. Just, et ja viimane ala on tulemas, et enne pole midagi selge, kui viimane ala on lõppenud ja siin võib juhtuda nii mõndagi. Sest on hakanud sadama ka vihma, ehk siis need kivid ja kõik asjad siin on natukene niisked nii ehk naa, et tegelikult terve päeva seal aeg-ajalt sadas, siis jälle ei sadanud. Esimene kivi Ulvarile ei valmista mitte mingit raskust. Tema tuleb siis esimesena, sellepärast et on hetkel hoidmas 5. positsiooni üldarvestuses. Tuletame meelde, et kuni 105 kiloste meeste arvestuses on Ulvar Vahter juba tulnud päev varem Eesti meistriks ja teeb ühe võistluse veel kaasa siin suurte meeste konkurentsis. No see on tõeline spordimees. 160 kilo. Ja 160 kilo läks ilusti peale ja 180 tal jäi tõstmata eelmisel võistlusel. Aga nüüd tuleb sülle. Nüüd ei ole seda ajalist survet, ei ole. Saab teha rahulikult sooritust, aga... Kas suudab tõusta selle kivi? Ei suuda. No ei, siiski siin ei ole enam aega, aga üks asi, mida kindlasti kahtluse alla ei saa panna, on see, et Ulvar andis endast teist päeva järjest täiesti maksimumi. Absoluutselt. Ja pakkus ikkagi ausat konkurentsi siin endast suurematele meestele. Et jah, kui see võistlus lõpeb niimoodi, et võistleja jääb terveks, siis oli see jah, selline väga julge tegu, et 2 päeva järjest võistelda, et nagu sa ütlesid, ei ole see midagi uut Ulvarile. Tema puhul mitte, jah. Et Brett Siukson, kas on siin minemas Eesti meistrivõistluste medali peale? Esimesed 2 ala, no Brett tegi suurepäraselt, oli kinni liidri positsioonis. Viimased 2 ala nii hästi ei ole läinud, natukene võib-olla ka seal ebaõnne. Aga kivide tõstmises Brettil pikkus ja mass räägib tema kasuks, et siit võiks tulla väga-väga hea tulemus. Et siin nüüd hakkab rolli mängima tema absoluutjõud, et kas, pikkuse taha asi kindlasti ei jää. Aga vaatame, kas liim peab ja kas jõudu ikkagi jagub piisavalt, et 160 läks ilusti peale. 160 läks ilusti peale ja Brett teeb siin, oleks vaja nüüd see kivi ka ära tõsta. Oleks vaja see kivi ära tõsta, et panna surve peale nendele meestele, kes on tema järgi tulemas. Muidugi 180 kilo ei ole kerge kivi. Siin on võhm läbi. Siin on Brettil tundub, et sai ka pärast pikka võistluspäeva lihtsalt nii-öelda võhm sai otsa. Et 4 kivi 41,16 jääb peaaegu 10 sekundile ajaga alla veel ka Ulvarile. Et nüüd Janari Kask tegelikult peab tegema kiiresti ja peab need kivid ikkagi paika panema, et need sealt alla ei kukuks, mida me oleme näinud siin selle võistluse jooksul juba kordavalt ja on
ühe mehe medal on sinna taha jäänud. Janari on liikumas hea tempoga, 16 sekundit 3 kivi. Kui tuleb aega alla 41 sekundi, siis on pronksmedal tema. Ja tuleb. Ilusti on peal. Ja tuleb. 24 sekundiga. Ja kas tuleb ka 180 kilone kivi? Kas tuleb? Ai, põlvenuki peal, peaaegu. Ei ole palju puudu. Et siin ilmselt jääb asi mitte jõu taha, vaid selle pika võistluspäeva taha. Ei, siit ei tule. Aga vaatamata sellele tegelikult Janari väga korraliku aja teeb ette siin ka Kaido Kuusikule. Ja ega samas viimane kivi ei tõstmata, Kaido jaoks ei tohiks viimase kivi tõstmine väga probleemi valmistada, et pigem on asi ajas. Ja Kaidole võib natukene valmistada raskusi need esimesed kivid, just siis pikkuse poolest. Või ei. Vaata, siin me näeme seda head üritasin natukene kaardipakki segada. Kivi viskamise tehnika. Ei mingit küsimust. Tempo on, Kaidol on väga-väga hea. Siin tuleb 4. kivi, tuleb ka kiiremini kui Janaril. Alla 20 sekundi. Hõbemedal on kindlasti Kaido Kuusikul käes. Ja tuleb ka 180 kilone kivi. Nii, nüüd sai kivi ilusti paika. Kaido Kuusik näitab, miks ta on valitsev Eesti meister. Aga siin on ikkagi, kõik on veel Tiit Kallavuse kätes. 5 kivi, 26-38, absoluutselt maailma tasemel tulemus. Aga edu on Kallavusel 3 punkti. See tähendab seda, et kui 4 kivi läheb üles kiiremini kui 40 sekundit, ütleme kiiremini kui 30 sekundit, siis on võit tema. Ja see ei ole siin küsimus. 3. kivi otse peale, no muidugi. Jõudu jääb veel nii palju üle ka. 4. kivi, 160 kilo on üleval ja viimane kivi. Eesti meistritiitel on käes. 180 kilo käib sama lihtsalt kui 160. Väga-väga võimsalt. No siin ei jäänud ühtegi küsimust õhku, et kas see oli juhus. Ei olnud. See oli lihtsalt ära võetud Eesti meistritiitel. Tiit Kallavus, see, mis eelmistel aastatel on jäänud napilt tegemata, nüüd saab siis ikkagi lõppkokkuvõttes kindlalt tehtud. Võistlus oli tasavägine kuni siin ütleme 3. alani, aga viimase 2 alaga selgelt ikkagi Tiit Kallavus pani oma paremuse maksma ja tema on Eesti meister aastal 2025. Jah, ei jätnud ta ühtegi kahtlust, et kas see võis olla korraldaja poolne. Ei maksa unustada, et tõesti kogu selle Tartu rammumees ja rammunaine võistluse peakorraldaja ju Kallavus ise ka on. Absoluutselt ja selle võistluskorralduse kõrvalt treenida ja olla sellises vormis ja nii hästi võistelda, siis tehke järgi või makske kinni. Ja Brett Siukson jääb siis täna veel 4. positsioonile, kuigi tegelikult näitas ennast, ütleme, mitmel alal väga positiivselt. Esimeselt alalt tuli alavõit rekka tõmbamisel Apolloni kangil 140 kilo. Väga suur areng ja viimase aasta jooksul. Napilt jäi puudu nii, ütleme, seal meremehe raami kandmisel kui ka tegelikult kantimisel, kus sekund ei puudu, et oleks selle teise korduse saanud, oleks see teine kordus tulnud, oleks võinud veel natukene seda kaardipakki segada. Aga seekord on nii. Võistlus oli väga tasavägine ja midagi ei saa ära võtta ka Janari Kaselt, kes siin tegelikult 21-aastaselt. Nii noore mehena olla Eesti meistritiitli jagamisel pedestaalil, siis tulevik on suur. Absoluutselt. Seal on võimu. Ja Kaido Kuusik eelmisel aastal 1 punktiga õnnestus see meistritiitel endale saada, aga see mees, kellelt eelmine aasta sai see tiitel ära võetud, on sellel aastal ikkagi päris kindlalt ja suure avalduse teinud. Eesti meister ja Tartu rammumees aastal 2025 on Tiit Kallavus. No nii, Markus, 4 saadet on saanud tehtud. Tartu rammumees ja rammunaine 2025 on selleks korraks vaadatud. Mina tänan sind ja tänan ka kõiki televaatajaid ja ilmselt oleme siis tagasi järgmisel aastal. Jah, aitäh ka minu poolt ja tehke trenni ja juba võistlustel näeme. Võistlustel näeme. Tugevaid Eesti mehi, Eesti naisi ja Eesti rammusporti toetab Eesti Haldus. Eesti Haldus, kui raskused ja standardid vajavad tõstmist.